Maailma kõige olulisem tehas ehitatakse keset kõrbe, kus pole vett, pole töötajaid ega ka tegevuskava. Kõik, millele sa toetud, sinu nutitelefon, sinu auto, isegi Ameerika kõige võimsamad relvad, sõltuvad kiipidest, mida see koht hakkab tootma. See on $65 miljardi suurune risk. Kui see õnnestub, võib sellest saada päästerõngas tehnoloogia maailmale. Kui see ebaõnnestub, võivad tagajärjed levida üle kogu kaasaegse elu. Ja just sellepärast on see lugu palju olulisem, kui sa arvad. Praegu toodab Taiwan 92% maailma kõige arenenumatest pooljuhtidest. Kui see tootmine peatub loodusõnnetuse või geopoliitiliste põhjuste tõttu, peatub koos sellega ka kaasaegne maailm. Need kiibid võimaldavad F-35 Lightning 2 muutuda lendavaks arvutiks. See suudab tuvastada vaenlase radari signatuure, segada lähenevaid rakette ja jagada andmeid maavägedega reaalajas. Iga kiip on loodud konkreetse arhitektuuri jaoks ning sellise täpsusega, mida suudavad saavutada vaid üksikud masinad maal. Kiibid võimaldavad rakettidel ja droonidel töödelda GPS-andmeid ning kohandada oma lennutrajektoori reaalajas. Kaasaegses konfliktis võidab see pool, kes suudab andmeid kõige kiiremini töödelda. Kui Taiwani kiibitehased peaksid hätta jääma, muutuvad Ameerika kõige arenenumad relvad haavatavaks ja kaalul on kõik. USA sõjavägi võib olla halvatud. Andmekeskused, mis käitavad sõjalist tehisintellekti, lakkaksid töötamast, kuid majanduslikult on kaalul veelgi rohkem. Taiwani kiibitootmise täielik seiskumine vallandaks ülemaailmse majanduskrahi. Seda kriisi nimetada majanduslanguseks oleks veel leebe. See võiks kergesti tähendada auku maailma SKT-s, mis ulatub ühe aastaga umbes $10 triljoni. See on umbes 10% maailma SKT-st, mis on võrdne sellega, kui Jaapani ja Saksamaa majandused kaoksid üleöö. USA sai aru, et oli sisuliselt teinud oma riikliku julgeoleku sõltuvaks paigast, mida ta ei suutnud täielikult kaitsta. Liikumine Aasiasse oli mõistlik. See oli odavam, see oli tõhus ja see oli kasumlik. Kuid tõhususel on varjatud hind. See on vastupidavuse vaenlane. Just-in-time tootmismudel lõi maailma, kus kellelgi pole varuplaani. Nüüd on Arizona varuplaan. USA andis TSMC-le $6,6 miljardit föderaalseid toetusi. Nad läitsid kõrbe tüki ja palusid ühel maailma kõige arenenumal tootmisettevõttel end nullist üles ehitada kohas, kus puuduvad kõik need tingimused, mis tegid selle võimalikuks Taiwanis. Kas see on tõeline tehnoloogiline iseseisvus või lihtsalt mitmemiljardiline eksperiment, mis kunagi ei tööta? Tavalise inimese jaoks näeb pooljuhtide tehas välja nagu iga teinegi tohutu tööstusobjekt. Hunnik hiiglaslikke akendeta kaste, aga seespool lõikavad töötajad mustreid ränile. Protsess, mis koosneb sadadest sammudest, kasutades laasereid ja plasmat täielikus vaakumis. Üks tolmukübe rikub miljonite väärtuses partii. Keset Sonorani kõrbe, kus tolmutormid on hooajaline reaalsus, peab TSMC looma keskkonna, mis on 1000 korda puhtam kui haigla operatsioonisaal. Õhku filtreeritakse 100 kordi tunnis. Tehased asuvad massiivsetel vibratsioonisumutitel, et peatada vibratsioonid lähedal asuvatelt teedelt. See kontroll võimaldab TSMC-l toota kiipe Nvidiale ja Apple'ile. Kuid masinad on vaid pool loost. Taiwani aastakümneid kujunenud ökosüsteemi ei saa pakkida merekonteinerisse, kuid selle Arizona kõrbe viimine tekitab koheselt hõõrdumist, sest iga osa, inimene ja protsess seisab silmitsi uute takistustega üle Vaikse ookeani. TSMC eelis taandub ühele asjale, äärmusliku ultraviolettkiirguse litograafia ehk EUV. Iga masina sees olev laser peab tabama liikuvat sihtmärki 10 000 kordi sekundis. Üks ainus eksimus ja miljonite dollarite väärtuses räni on rikutud. Selle aatomi tasemel täiuslikkuse kordamine Arizona kõrbes päevast päeva on see, mis muudab selle tehase enneolematult riskantseks ettevõtmiseks. Inimfaktor lisab veelgi pinget. Taiwani kultuur põhineb 12-tunnistel vahetustel ja kiiretel muutustel. Ameerika töötajad hindavad teistsugust tasakaalu töö ja eraelu vahel. Taiwanis võib insener elada tehase kõrval asuvas ühiselamus, olles valmis ärkama kell 3 öösel, et parandada litograafia viga. Arizonas juub seesama insener tõenäoliselt kohvi. 20 minuti kaugusel, mõeldes, kas varajane ärkamine läheb USAs üle tunnitööna kirja. Kui sa ei suuda järele teha, kuidas inimesed töötavad, ei suuda sa järele teha ka seda, mida nad ehitavad. Ometi tulevad esimesed kiibid lõpuks liinilt maha.
TSMC siirdab kogu teadmiste tsivilisatsiooni kõrbesse. See paneb proovile, kas USA suudab taastada tarneahela, mille ta kaotas aastakümneid tagasi. Arizona on lääne tehnoloogia ellujäämise eesliin. Projekt ei seisne ainult tehase ehitamises, vaid püüab kloonida tervet ökosüsteemi paika, kus see loomulikult ei eksisteeri. Sa üritad kasvatada tööstust vales pinnases. Kui TSMC Arizona õnnestub, tõestab see, et maailma kõige arenenum tehnoloogia on teisaldatav. Kui see ebaõnnestub, tõestab see, et Ameerika Ühendriigid on jäädavalt sõltuvad väikesest saarest maailma kõige ohtlikumal veeteel. See ongi küsimus. Kas see on iseseisvus või lihtsalt väga kallis eksperiment? Plaan näeb paberilt täiuslik välja, kuid üks ainus ressurss võib kogu operatsiooni põlvili suruda. Pooljuhtide tehased on uskumatult janused ja nad ei kasuta tavalist vett. Nad vajavad midagi palju äärmuslikumat. Vett, millest on eemaldatud kõik mineraalid. TSMC esimene Arizona tehas vajab ainuüksi iga päev üle 4,75 miljoni galloni seda spetsiaalset vett. Ainult selleks, et loputada kiipe ja jahutada rasket tehnikat. Colorado jõgi on jõudmas ajalooliselt madalale tasemele ja valitsus on juba vähendamas Arizona veevarustust. Maailma kõige arenenuma tehnoloogia ehitamine kuiva kõrbesse on geograafiline paradoks. Phoenix on 5 miljoni elanikuga linn, mis juba praegu võitleb piisava vee leidmise nimel, et ellu jääda. Nüüd on selle kõrval tehas, mis joob vett nagu oleks happy hour. Tavalises tehases on vesi lihtsalt tarbeaine. TSMC's on see aga keemiline reaktiiv. See vesi on nii puhas, et muutub agressiivseks, tõmmates aatomeid välja kõigest, millega kokku puutub. Kui üks uus mikroskoopiline kaltsiumi või magneesiumi osake puutub räniplaadiga kokku loputusprotsessi ajal, muutub kogu partii kasutuks. Selle saavutamiseks peab TSMC vett puhastama rohkem kui looduslikult võimalik, eemaldades kõik võimalikud lisandid. Kiibide loomiseks tuleb räni 100 kordi pesta. 1 sekund ebatäiuslikkust ja saagikus langeb järsult. Äris, kus kasumimarginaalid on väikesed ja sisenemiskulud tohutud, on saagikuse langus surmaotsus. Kui veetase langeb liiga madalale, suletakse tehas. See lihtne sündmus peataks kõige tootmise, alates Nvidia tehisintellekti kiipidest kuni sõjaväerakettideni. Arizona pakkus tohutud puutumatud maad ja rullis kiirete lubadega punase vaiba lahti. Ellujäämiseks panustab TSMC kõrgtehnoloogilisele üleminekule. Tohutule taaskasutustehasele, mis püüab säästa 90% igast kasutatud veetilgast. Aga vesi pole ainus asi, mida see koletis tarbib. Kiibitehas on elektri jaoks must auk. Masinad töötavad ööpäeva ringselt. Vooluringide ränile söövitamiseks on vaja tohutuid ja stabiilseid elektripurskeid. Arizona elektrivõrk on juba niigi tugeva kuumuse tõttu suure surve all. Ozark lisab päikesepaneele nii kiiresti kui võimalik. Kuid kas sellest piisab? Selle lakkamatu energiavajaduse keskmes on EUV litograafiamasin. Igaüks neist tarbib umbes 1 megavati jagu elektrit. TSMC Arizona plaanib neid 10 majutada ja iga masin vajab jahutussüsteemi, mille võimsusest piisaks pilvelõhkuja jaoks. Korruta see 10-tega ja äkitselt hakkab tehas dikteerima kogu osariigi energiapoliitikat. Et tuled põleksid, ehitab Ozark $1 miljardit akusid ja spetsiaalseid elektrijaamu ainult selle tehase jaoks. Ja see tekitab kulude tagasiside ahela. Vee säästmiseks on suletud süsteemi jahutuseks vaja rohkem elektrit. Ja et saada rohkem elektrit Ozarkis, mis loobub kiiresti sööst, on vaja rohkem päikeseenergiat ja maagaasi. Iga ressurss Arizonas on nüüd tehase ellujäämise osa. Kuid Taiwanil on kogemus. Neil on midagi, mille ehitamiseks võib USA'l kuluda aastakümneid. Hästi häälestatud inimmasin. Eliitkoolid saadavad insenere otse tehastesse. Tühimiku täitmiseks tõi ettevõtte sisse 1000 kogenud töötajat. 2026 aasta alguseks moodustasid nad 40% Arizona tööjõust. Kuid lennupilet ei suuda kultuuri erinevusi ületada. Probleemi tuum on selles, et sa ei saa lihtsalt palgata nutikat inseneri ja eeldada, et ta suudab tootmisliini juhtida. Taiwanis ei õpi parimad lõpetajad ainult füüsikat, vaid õpivad ka masinaid tundma. Nad kasvavad üles süsteemis, kus tehas on universumi keskpunkt. Arizonas kisub konkurents talendibaasi laiali. Kõige säravamaid mõistusi värbavad SpaceX, Google või Tesla. Nad tahavad ehitada asju, mida nad saavad näha. Kiibe tootmistehases töötad sa asjadega, mida palja silmaga pole võimalik näha. Sellepärast pole TSMC kopeerimine ainult inseneri töö.
see on katse luua üleöö uuesti aastakümnetega kujunenud kultuur ja vaist. Ja sellega kaasnevad omad probleemid. Kaasnesid kohtuasjad. Väideti, et ettevõte eelistas Aasia töötajaid kohalikele. Ametiühingud kritiseerisid välismaise tööjõu kasutamist. Need konfliktid tõstsid kulusid ja pidurdasid ajakava. Selles kõrbes maksab kiipide tootmine kuni 30% rohkem kui Taiwanis. Asjatundlikkuse puudujäägi lahendamiseks käivitasid kohalikud kolledžid erakorralised programmid. Nad pakuvad 10-päevaseid kiirkursusi, et õpetada tehase põrandal vajalikke põhiteadmisi. Need pingutused aitavad, kuid kõrged elamiskulud ja karm kuumus hoiavad paljusid eemale. Isegi $130,000 suuruse palgaga lahkuvad inimesed töölt. Aga enne kui sina lahkud, kui sulle meeldivad sellised põhjalikud ülevaated, siis kindlasti telli kanal. Ameerika maastik muutub kiiresti ja mina olen siin, et sellest kõigest rääkida. Ja just see siin on kõrbeeksperimendi tööjõutühimik. 2026 aasta märtsiks leidis esimene tehas oma rütmi, kuid rahaline koormus püsib. Tööjõud kõrbes maksab peaaegu 2,5 korda rohkem kui Taiwanis. Juhid võtavad nüüd tunde, kuidas ameeriklastega rääkida, püüdes ühendada ranged reeglid isikliku vabadusega. Kõige nähtavam on see erinevus hoolduskultuuris. Kuigi Arizona osariigis asub tugev inseneriõpe Arizona osariigi ülikoolis, on kohalikud talendid ajalooliselt olnud suunatud lennundusele. Karjäär TSMCs ei ole lihtsalt töökoht. See on kõrgete panustega vastupidavustest. Selle tööjõu taastamine on Arizona ülemineku kõige raskem osa. Ja mida rohkem sa sellele otsa vaatad, seda raskem on seda iseseisvuseks nimetada. Tehast saab ehitada kõrbe, aga tööjõudu mitte. Et mõista, millega Ameerika tegelikult silmitsi seisab, pead vaatama algset plaani. Taiwan ei ehitanud oma kiibitööstuse impeeriumi juhuslikult ega jõuga. See ehitas oma pooljuhtide kultuuri 50 aasta jooksul. USA püüab seda kõike 5 aastaga kokku suruda, kuid tõelist konkurentsi pole kusagil näha. Pooljuhtide tehas asub habras toiduahela tipus, mida enamik meist kunagi ei näe. Kaasaegse puhasruumi töös hoidmiseks on vaja palju enamat kui ainult elektrit ja vett. Vaja on pidevat, täiuslikku haruldaste kemikaalide, spetsiaalsete osade ja kõrge puhtusastmega gaaside voogu. Kasutatavad kemikaalid on uskumatult lenduvad. Enamikku neist tuleb hoida täpsetel temperatuuridel ja käsitseda ülimalt ettevaatlikult. Tööjõukulu ja nende materjalide õhutransport lisavad igale Phoenixis valmistatud kiibile 20% lisatasu. Iga kiip kannab varjatud maksu juba enne, kui see üldse tehasesse jõuab. TSMC ümbritseb tihe kohalike tarnijate võrgustik, mis on kasvanud aastakümneid. See on struktuurne vajadus. Ilma selle ökosüsteemita ei suuda isegi parimad insenerid ja masinad kiipide tootmist jätkata. Selle vastu võitlemiseks jagab USA valitsus miljardeid toetusi. Kokku on CHIPS-i seaduse alusel tootmise soodustamiseks eraldatud $39 miljardit, millest osa toetab tarnijaid, kes kolivad kõrbe. Hiiglaslik tehas ei saa üksi ellu jääda. Selle toimimiseks on vaja taustal töötavat tugivõrgustikku. Praegu rajavad üle 40 väiksema Taiwani tarnijafirma vaikselt oma ettevõtteid üle kogu Phoenixi, luues üle 12 000 töökoha piirkonnas, mida juba nimetatakse väikeseks Taipeiks, et toetada TSMC'd. Nad toovad tuhandeid perekondi üle Vaikse ookeani ja ehitavad ökosüsteemi reaalajas. Lapsed, kes kasvasid üles Taipeis, käivad nüüd keskkoolis Arizona äärelinnades. Nad võtavad suuri laene Ameerika Ühendriikide kõrgete intressimääradega, pannes kogu oma perekonna pärandi mängu, lootes, et see kõrbe eksperiment õnnestub. Nad maksavad Phoenixis ärikinnisvara eest kõrget hinda, lihtsalt selleks, et jääda põhitehasele lähedale. Kui Arizona projekt jääb toppama või kui valitsuse raha jõuab liiga aeglaselt kohale, lähevad need tugitarnijad esimesena pankrotti. Arizonasse ehitamine tähendab, et kõige eest tuleb rohkem maksta. Ehitusmaksumus Ameerika Ühendriikides on oluliselt kõrgem kui Taiwanis tööjõureeglite ja erinevate ohutusstandardite tõttu. Gigatehase ehitamine Taiwanis võtab aega umbes 2 aastat. Arizonas pikendavad lubade hankimine, keskkonna ülevaatused ja ehitustolerantsid ajakava. See tekitab hirmutava lõhe. Isegi kui kiibid toodetakse Arizonas, on need praegu nagu ajud ilma kehata. Need peavad läbima täiustatud pakendamise, kus neid lõigatakse, testitakse ja paigutatakse ühendustega kaitsekesta sisse. Aastaid polnud Ameerika Ühendriikides võimalik seda teha.
valmis ränikiip tuli panna lennukile ja lennutada tagasi Taiwaani või Malaisiasse, et see seal pakendada. Kui Vaikse ookeani piirkonnas puhkeks sõda või kehtestataks blokaad, muutuksid Arizona tehased lihtsalt kasututeks kõrgtehnoloogilisteks kestadeks. Selle probleemi lahendamiseks ehitatakse Peoriasse uus pakenditehas. See on puuduv lüli, mis võiks lõpuks muuta Ameerika kiibitööstuse iseseisvaks. Seal hakatakse kasutama tehnoloogiat, mis tähendab, et valmis kiibid ei pea enam tagasi Taiwaanile lendama, et neid lõpuni viimistleda. Mälu otse loogikaprotsessori peale virnastades saab Peoriast koht, kus ränist saavad relvad, nutitelefonid ja kõik muu nende vahepealne. Kuid tarneahela probleem ei seisne ainult kemikaalides ja pakendamises. See puudutab ka ressursside nappusest tingitud lisakulusid. Oru teisel poolel TSMC rajatisest kulutab Intel üle $30 miljardi, et laiendada omaenda keskust. Need kaks hiiglast on praegu lõksus, halastamatus sõjas. Sama piiratud hulgas spetsialiseeritud töövõtjate ja materjalide pärast. See on puhas võitlus mõjuala pärast. Ameerika edelaosas on vaid piiratud kogus tööstuslikku betooni ning ainult nii palju ametiühingusse kuuluvaid elektrikuid, kes oskavad juhtmestada survestatud puhas ruumi. Kui neil on vaja ehitustehnikat, tõusevad kulud lakke. Nad kurnavad teineteise ressursse ainult selleks, et tähtaegadest kinni pidada. Mõlemad vajavad sama kõrge puhtusastmega heeliumi ja neoni, mis on kiibitootmiseks hädavajalikud. 2021 kuni 2022 aasta ülemaailmse puuduse ajal tõusid neooni hinnad USA's üle 600%, kuna ettevõtted 11 üle pakkusid, et hoida tehaseid töös. Näpus on nüüd osa lahinguväljast. Just sellepärast on agressiivne 2026 aasta laienemine nii ohtlik. Suurendades plaani 8–12 tehasele ja laiendades pakenditehast lähedal asuvaks $7 miljardi suuruseks kompleksiks, suurendab USA oluliselt survet süsteemile, mis juba praegu näitab nõrkuse märke. Nad panustavad topelt, enne kui esimene käik on üldse lõpuni mängitud. Kõrb saab füüsilisest ruumist otsa. Elektrivõrk ägab uue koormuse all. Pakkumissõjad kurnavad väiksemad tarnijad täiesti läbi. Aga kui valitsuse toetused lõpevad enne, kui kohalik ökosüsteem on isemajandav, võib kogu projekt omaenda raskuse all kokku variseda. Aga alternatiiv on jätta 92% maailma kõige arenenumast kiibitootmisest saarele, mis asub vaid 160 kilomeetri kaugusel Hiinast. Arizona on riskantne ettevõtmine ja USA panustab kõik sellele. Kiibid, relvastus, majandus. Kõik sõltub selle õnnestumisest. Aga kõrb, millele see on rajatud, ei hooli sellest, kas Ameerika võidab või mitte. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti muudab palju. Veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral Mäppäkis.